Tere keskpäeva, kallid kaasteelised. Tänaseks jutluse teemaks on kadunud lammaste teema. Ja keha kohta on meil Luuka 15, salmid 1-7. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid, see võtab patuseid vastu ja sööb ühest nendega. Aga ta rääkis neile selle tähendamissõna ning ütles, kes teie seas, kui tal on 100 lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need 99 kõrbega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ka kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema mõlgadele ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab rohkem rõõmu kui 99 õigest, kes meeleparandust ei vaja. Just nimelt, kadunud lambad. Mis on üllatav, kui me hakkame seda situatsiooni vaatama, siis tänapäeva peavoolu kirik tegelikult ei otsi oma kadunud lambaid. Ta võiti isegi kirikust põhimõtteliselt välja astuda. Ikka teid mitte keegi ei otsi, ikka enam pärast teie vastu väga palju enam huvi ei tunta. Ei tegeleta teie probleemidega, küsite seda, miks te seda tegite, milles probleem on. Ei, lihtsalt parimal juhul ja kui te olete veel mõnda aega kasulik, siis nõutakse ainult teie käest midagi. Teie kui inimliku poolega ei tegeleta. Ja kui nüüd päris tõtt öelda ja päriselt rääkima hakata, siis kahanenud koguduse liikmete arv siin juba koroonaeelse perioodi uuringust näitab tegelikult seda, et kirik ei ole mitte mingil juhul oma ülesannete kõrgusel. Kui ikkagi langeb talituste arv, kui ikkagi langeb koguduse liikmete arv ja seda mitte mingis suvalises maakoguduses, vaid ikkagi tegemist on Eesti suurimate linnade kogudustega ja seda enne koroonat, siis järelikult selles organisatsioonis on juba enne tõsised personalipoliitika probleemid. Sinna on pandud võimule need isikud, kes tegelikult ei ole nende ülesannete kõrgusel, kes ei ole suutelised koondama inimesi enda ümber, kes ei ole suutelised looma kogudust. Räägimata sellest, et kui mõni koguduse liige mingitel põhjustel ära kaob või enam ei käi, mis on ka ju sisuliselt kadunud lammas, ja seega nad ei küsi endalt, et mille see põhjus tegelikult on. Mida me oleme tegemata jätnud, et inimesed ei tule enam meie juurde. Et millest see probleem siis tegelikult on? Ükskõiksus ja tuimus on need märksõnad, mida võib neile ette heita. Sellepärast, et teoloogiliste targutustega ei jõua mitte kuskile. Teoloogiliste targutustega ei ole võimalik inimesi kirikusse tuua. Keerulisete ja raskesti ja kohmakalt tõlgitud tekstidega ei ole võimalik tuua inimesi Jumala juurde. Kui te inimestega otseselt ei tegele, siis inimesed jooksevad minema või lihtsalt ei tule. Aastakümnete jooksul ma võin seda julgelt väita, sellepärast, et kui on ristimistalitus lõppend näiteks, siis enamik koguduse liikmed tagasi ei tule. Miks? Sellepärast, et see kogudus ei paku juba vaimselt neile mitte midagi. Nad ei suuda tegelikult seostada igapäevaelu ja kristlust. Nad ei suuda ise seda sõna elavaks elada ja mis kõige hullem, enamik neist isegi tegelikult relatiivse õudusega, mitte inimestele sõna seletamisega ja sõna edasiandmisega. Selles on see probleem. Isegi on proovitud ja üritatud teha noortetööd, nagu me mõningatest sotsiaalmeedia ülitistest võime näha, aga pärast selles samas koguduses on kriisi ajal sissetulek kukkunud 10 korda. Ja tegemist on keset suurt linna paikneva kogudusega, kus tegelikult ei oleks nii raske leida inimesi, keda Jumala juurde tuua. Probleem ongi selles, et ei taheta ja ei viitsita ja julgeta piisavalt sellega tegeleda. Või teine asi, inimestel puuduvad selleks eeldused. Nad ei suudagi minna inimeste juurde, nad ei suuda mitte mingitel põhjustel jõuda nendel. Praegu on strateegiline küsimus tegelikult inimestes. Kui seda küsimust ära ei lahendata, siis on väga tõenäoline, et sellel organisatsioonil tegelikult tulevikku ei olegi.
see olematu efektiivne noortetöö ei päästa tegelikult mitte midagi. Kui ikkagi me paneme sinna inimese näiteks mõnes koguduses, kes tegelikult ise ei tunne piisavalt pühakirja, kuidas ta saab juhtida noori Kristuse juurde. Kui seda enamasti tehakse lihtsalt sugulussuhete alusel, mitte selle inimese kompetentsi järgi. Ja see on üleüldine ja ebameeldiv probleem, mis ei lase otsida kadunud lambaid, kes tegelikult võib-olla isegi oskusliku käsitlemise korral tuleksid tagasi. Iga ühiskonna ja iga organisatsiooni tulevik sõltub sellest, kuidas ta jõuab noorema põlvkonnani. Ja kui on sellega sinna jõudmisega lood kehvad, siis on lihtsalt probleem selles, et sellel organisatsioonil tegelikult ei ole lõpuks mitte mingisugust tulevik. See on strateegiline küsimus, mida tegelikult ei ole suudetud ära lahendada. Sõna ei ole suudetud viia noorteni. Võidakse üritada ikka pidada igasugu konverentse, aga tegelikult ei suudeta viia selleni, milleni oleks tarvis viia. Me võime ükskõik kui palju sellega tegeleda. Aga kui me noorema põlvkonnani ei jõua, siis sellel organisatsioonil, kaasa arvatud ka kirikul, pole mitte mingisugust tulevikku. See ongi see tegelikult strateegiline küsimus, mis tuleks ära lahendada, kui üldse tahetakse selle asja tegevusega jätkata. Kui seda ei taheta teha, siis ma ei tea. Siis loomulikult ei ole mõtet nagu panustada sinna, mille pole tulevikku. Küsimus ongi selles, et kes seal on. Ja kui need inimesed pole suutelised jõudma inimesteni, siis me võime kirjutada oma oponendile ükskõik kui keerulised teoloogilised targutused. Aga ega sellest praktilist kasu tegelikult ei ole. Sellepärast, et reaalsus on see, et kirikud on tühjad. Ja mitte mingisugune relatiivne targutamine ei aita siin enam mitte midagi. Kui on lahendamata põhiline küsimus organisatsioonis ehk personalipoliitika ja ehk teisiti vaadates ka küsimus inimestest. Miks me ei jõua nendeni? See on strateegiline küsimus. Ja kuna seda siiamaani 30 aasta jooksul, kui on olnud iseseisus, pole suudetud kahjuks ära lahendada, siis selle organisatsiooni tulevik on tume. Ükskõik kui suured relatiivsed targutused, ükskõik kui suured filosoofilised arutlused ei päästa organisatsiooni katastroofist. Sõlmkohad ja probleempunktid on hoopis mujal kui selles, et keegi mingisuguseid teoloogilisi nüansse piisavalt hästi ei oska. Ka see on muidugi probleem, kui inimeste teoloogilised pädevused ei ole kõige paremad, aga alustaksime palju lihtsamatest tasanditest. Kuidas me suudaksime viia sõna inimesteni. Ja kui seda ei suudeta, siis lõpuks tuleb hakata seda tegema kellelgi sellisel inimesel, kes seda tegelikult lõpuks suudab ja kes jõuab inimesteni. Sellepärast, et inimesi ei saa jätta ilma vaimutoidust. Mitte mingil juhul. Kui ikkagi peavool on täielikult kaasa läinud global agendaga ja kui ta üldse ei tegele inimestega, kui ta tegeleb ainult oma oponentide üle targutamisega ja ütlemisega, et oponentid ei mitte midagi, siis on see tegelikult probleemist kõrvale hiilimine. Ja see näitab võimetust tegelikult lahendada probleeme. Vaimne targutamine ei päästa konkreetse kriisisituatsiooni. Me võime rääkida näiteks, et kuidas maja põleb, aga kui me nüüd reaalselt pole vahendeid selle maja kustutamiseks, siis see maja põleb lihtsalt julmalt edasi. Ja ongi kõik. Või keegi meile ütleb, et kuulge, maja põleb, et tehke ometi midagi. Aga kui me ütleme sellele tüübile, kuulge, te ei tea mitte midagi, meie maja ei põlegi, et see ongi normaalne, et seal on mingisugune tuli. No siis loomulikult see maja põleb maha. Tegelikult on praegu täpselt Peavoolu kirikus samasugune situatsioon. Maja põleb, käib targutamine, mingite asjade üle, käib mingisuguse konverentside pidamine, aga seda, kuidas inimesi kirikusse tuua, ei, sellega ei tegele mitte keegi. Sellega ei tegele mitte keegi ja kahanev koguduse liikmete arv, kahanevad sissetulekud, vaatamata peetud pingutustele, mitte paranevad olukorrad, tegelikult äärmine totrus, äärmine korraldamatus organisatsioonilistes küsimustes, võimetus leida toimivat personali. Need on kõik need asjad, mis iga organisatsiooni lõpuks hukutavad.
et kallid inimesed, pole mõtet sinna panustada. Küsimus ei ole enam selles, et mis selle organisatsiooni tulevik on. Küsimus on juba põhimõttes teise aspektina. Teise aspektina on küsimus põhimõttes sellepärast, et kui me lahkume kristliku aluse pealt ja kui me võtame omaks global agenda ja kui me keerame kõik relatiivselt keeruliseks, siis on ilmne, et lõpuks ei ole sellest klubist enam mitte keegi huvitatud ja lõppude lõpuks ei tahagi keegi enam sinna tulla. Kadunud lambaid loomulikult ei otsi enam mitte keegi, ammu. Nendega ei tegeletakse klubiliste targutustega. Ja kui keegi nüüd ütleb lihtsalt lause, et maja põleb, ehk kirikuga on halvasti, siis temale öeldakse, et tema ei tea midagi, et tema ei saa aru sellest, et see ongi normaalne, et see kuma seal on. No kuulge, milleni me siis oleme jõudnud? Te võite kirjutada ükskõiku keerulised, teaduslikud või teaduslikud targutused, aga kui teie organisatsioon on verest tühjaks jooksnud ja kui seal ei ole inimesi, kes on suutelised inimesi Jumala juurde tooma, siis selle organisatsioonil pole lihtsalt tulevikku, ütlen otse välja. Sellisel organisatsioonil pole tegelikult mitte mingisugust tulevikku. See organisatsioon lihtsalt kuidagi inertsist mõnda aega toimib veel ja ühel hetkel teda lihtsalt enam ei ole. Me ei tea, kui pikk see aeg on, aga igatahes antud juhul kunstlikult esile tutsutud koroonakriis on seda perioodi oluliselt lühendanud. Ta on kiirendanud protsesse tegelikult, mis on niikuinii juba ammu toimunud, ainult et nüüd on nendele kõvasti hoogu juurde lükatud. Sellega on arvatavasti juba edasi lükatud umbes 20 aastane lõik, mis oleks juhtunud umbes 20 aasta pärast, on nüüd toimumas. Aga nüüd arvestame sellega, et need inimesed, kes seal inertsist käivad või on juba vanad, et seal käia, need kaovad ära. Ja ilmselt ka see on põhjus, miks see liikmete arv tegelikult langeb. Me võime ainult üksikutest linnakogudustest näha noorte tööd. Ja sedagi ainult enamasti pastoride sugulaste. Väga vähe neid, kes tulevad pärast ristimist tagasi. Selles on probleem. Ega siis kogudus ei ole see, kes teil leeris käib, vaid see, kes teil iga pühapäev kirikus tegelikult reaalselt kohal on. Kõik peaksid selle pilguga üle vaatama oma koguduse, kes tuleb reaalselt kohale. Igasugune jutt koroonast on tegelikult vastutuse kaelast ära lükkamine. Need asjad olid juba enne koroonat problemaatilised, võin oma kogemuse põhjal julgelt väita. See on lihtsalt andnud hoogu juurde. See ei ole niimoodi, et koroona vastutab selle eest, et te ei suuda oma tööd teha. Jah, loomulikult teeb see situatsiooni oluliselt raskemaks, aga öelda, et see ainult vastutav on, enne seda oli Nõukogude võim vastutav, on absurdne ja vastutustundetu. Tegelikult on siin mitu murekohta ja siin oleks vaja tõsist paradigma muutust. Ja kui seda ei toimu, siis sellel organisatsioonil tulevikku ei ole. See on kurb, traagiline ja kahetsusväärne. Ja seetõttu ei ole see organisatsioon suuteline oma kadunuid lambaid otsima ja inimesi meeleparandusele tooma, sellepärast, et nende vaine võimekus reaalselt inimesi jõuda on tegelikult nulli lähedal. See on väga julmalt ja karmilt tegelikult öeldud, aga see on nulli lähedal. Ma lähtun tegelikult reaalsetest faktidest. Ma lähtun sellest, et enamik maakogudusi on tühjad. On väga vähe kogudusi, kus üldse kedagi käib. Selles on see probleem. Kui me vaatame koguduste aasta aruanded, siis enamikul juhul on seal enamik sissetulekut tuleb mingisugusest fondidest, mitte koguduse liikmetelt. Ja toetatakse ikkagi neid, kes on agendale truud ja kes aitavad seda agendat ellu viia, mille globalistid on peavalu kirikuse kehtestanud. Väga tõenäoline on, et igasuguse kriitika peale ei tule seal mitte midagi peale targutuste, mis tegelikult ei paku reaalsele kriisile mitte mingisuguseid lahendusi. Küsimus on lihtsalt puhtalt personalipoliitikas. Kui me paneme mannetud inimesed võimule, kui me toetame neid, kes mitte mingil juhul selle tööga hakkama ei saa, kui me need inimesed tegelikult tõrjume sealt välja, kes seal peaksid olema, no siis on ju ilmne ja kahtlematult tegelikult selge, et sellel organisatsioonil ei ole tulevikku. Et sellel organisatsioonil ei ole tulevikku ja ühel hetkel me võime avastada lihtsalt selle, et ei olegi varsti ühtegi liiget. Siis on ainuke lahendus ja ainuke õige aeg, et kui keegi teine selle asja püüab mingil viisil käima tõmmata ja mingisugust kingepidet oma ligimesele pakkuda,
kas või näiteks mingi raamatu välja anda, kas või mingisugusegi koguduse mingil hetkel teha, siis on see äärmiselt tähtis. Sellepärast, et praegu on jätnud Peavoolu kirik vastutustundetult koroonakriisis tegelikult inimesed üksi. Inimesed ei ole tegelikult saanud kirikust mitte mingisugust korralikku hingepidet enamasti. Kõik on teinud seda nii, kuidas nad oskavad või kuidas nende võimed võimaldanud, aga kahjuks tuleb välja see, et ei olegi võimeid eriti. Inimesteni jõuta, personal on olematu või vähe. Ja need, kes on tegelikult sageli ei viitsigi oma tööd korralikult teha. Ja oponentide kallal targutamise asemel võiksid inimesed hakata endale küsimusi esitama, et miks need asjad niimoodi on, mida me valesti oleme teinud. Ja kui seda ei suuda, siis ei ole seal lihtsalt tulevik. See on kurb ja kahetsusväärne ja siin on raske mingisuguseid optimistlikke noote tuua, sellepärast, et reaalsus räägib hoopiski sellest, et organisatsioon on kahanemas, organisatsioon on kadumas ja kui kiiresti kardinaalset muutusi ei teha, siis on selle organisatsiooniga põhimõtteliselt kõik. Siis sellelt tulevikku ei ole. Selle tõttu, nagu ma olen ka varasematest lühijutlustes öelnud, on igal inimesel olemas vastutus. On igal inimesel olemas vastutus oma asjade, oma vaimse tervise eest. Siis tuleb sellega tegelema hakata ja siis tuleb nendel inimestel, kellel ongi mingisugused talendid või võimekused teist aidata sellega hoopiski tegelema hakata, sellepärast, et Peavool kindlasti oma agendat ei muuda ja tegelikult ei mõista, mis toimub, vaid istub kaitseasendis ja laseb asjadel inertsist edasi minna. Lõpute lõpuks on asjad sellest, et ega need vaktsiinid ka inimeste vaimsele võimekusele muidugi hästi ei mõju. See võimekus on langenud ja kindlasti ei saa keegi praegu selles osas minu vastu vaielda. Need võimekused on oluliselt langenud kahjuks ja see on kurb ja kahetsusväärne. Meil tuleb arvestada sellega, et meie tulevik on päris tume. Ega totalitaristlik agenda ei jäta oma tahtmist ja oma plaanide elluviimist. Need viiakse koonduslaagritele. Varem või hiljem küsimus on selles, kuidas ja mismoodi need repressioonid ellu viiakse. See on üks võimalus, on koonduslaager. Teine võimalus on mittevaktsineeritud isikute elu tegemine võimalikult raskeks, et inimene ei saa ühel hetkel näiteks enam poodigi minna, kui tal seda mürgisüsti sees ei ole. Ka see on üks variant. Me tuleb arvestada sellega, et totalitarismi tagane. Ja kujutame nüüd ette, et kirik selles olukorras tegelikult jätab oma ülesanded täitmata. Ta isegi ei saa aru, millega tegemist on. Ta isegi ei saa aru, et lõpuaegadega on tegemist. Oh ei, ta tegeleb ainult mingi säästu kinnisvara arendusega. Mingisuguse personalipoliitikaga, mis mitte kuskile, mitte midagi ei vii. Ja kui keegi midagi ütleb või kritiseerib ainult mingisuguste targutustega. Mis lõpute lõpuks kriisiolukorras ei oma enam mitte mingisugust tähtsust. Sellepärast, et praktiliselt pole sellest lihtinimesele, lihtkoguduse liikmetele mitte mingisugust kasu. See on täiesti mõttetu ja tühi targutus, mis ei anna tegelikult mitte midagi. Ja mis ühel hetkel ja mingis situatsioonis tuleb pigem kahjuks, sellepärast, et keegi ei viitsi lihtsalt neid keerulisi targutusi kuulda. Neid ei viitsita enam kuulda. See lähebki päriselt lõpuks selleni välja, et kõik kirikud, ka linnakirikud jäävad päriselt tühjaks. Ja väga paljud ongi jäänud juba tühjaks, sellepärast, et seal ei tegeleta piisavalt inimestega. Tuleb aru saada ükskord sellest, kui veel tahetakse üldse selle asjaga edasi tegeleda, et koguduse põhiline ressurss on inimene. Mitte kellegi ideoloogiline kraad. Ja kui ei ole pädevusi ja võimekust asjadega tegelemiseks, siis võiks ju lasta tegeleda nendel, kes seda suudavad. Kes suudavad inimesi koondada. Sellepärast, et ega kraad kedagi ei koonda. Lõpuks on määravad ikkagi isikuomadused. Lõpuks on määrav see isiksus, kes seal taga on. Ja tema võimekus õppida ja tema võimekus omandada teoloogilisi pädevusi. Ja teises küljest võttes on määrav ikkagi tema võimekus jõuda inimesteni ja võimekus luua uusi kontakte ja võimekus suhelda. Mitte see, et kui palju ta suudab mingi teemakala targutada. Muidugi on vaja teada ka teoloogiat, aga strateegiline küsimus on lõppkokkuvõttes, eriti praeguses situatsioonis see, kas jõutakse inimesteni sõnaga või ei jõuta. Kui ei jõuta,
siis järelikult on midagi valesti ja siis tuleb endale küsimusi esitama hakata, mitte pea liiva alla peita ja vanamoodi edasi lasta. Kui sellest aru ei saada, siis sellel organisatsioonil teile kahjuks tulevikku ei ole. Seal tõepoolest kahjuks ei ole tulevikku, sellepärast et kujutame nüüd ette, et teil on organisatsioon, kus puudub personalipoliitika, kus strateegiliselt keegi mitte midagi ei tea, mida tegema peaks, kes seal mida tegema peaks, millised ta pädevused on ja kas ta üldse saab sellega hakkama, mida seal pakutakse või ei pakuta. Ilmselgelt vähenenud liikmete arv, mis näitab aasta annete lõikes, kus põhisissetulek ka mingitest fondidest tulevad suured summad, aga kohalikud koguduse liikmed ei tunnegi väga palju selle vastu huvi. Selle kohta võib öelda nii mitmeski koguduses seda. Juba enne koroonaperioodi langenud numbrid talituste liikmete arvu ja kõige muu osas juba näitavad seda, et koroonat ei saa süüdistada praeguses kriisis. Ta on ainult mingil määral seda kriisi võimendanud. See kriis on aastakümnete pikkune. Vastutus lükata sellest nõukogude ajale, kus on 30 aastat möödas. Ja 30 aastat oli võimalus midagi muuta ja see millegi pärast ei õnnestunud. Ilmselt tõenäoliselt sellepärast, et tegemist on vale ja mööda personalipoliitikaga. Kus tegelikult kriteerium on kuulekus, mitte see, kas inimene suudab sõna viia inimesteni või ta ei suuda. Pastori puhul on väga oluline kriteerium, enne kui teda üldse peaks hakkama laskma dialoogia juurde, kas ta suudab inimestega suhelda, kas ta suudab luua kontakti inimesega, kas tal on piisavat võimekust omada selleks vajalikke oskusi ja pädevusi. Küsimus on isiksuses. Ja kui on leitud sobilik isiksus, siis on loomulikult vaja temale pühenduda. Aga praeguses situatsioonis on kuidagi täpselt vastupidi. Vaadatakse ainult, kas on agendale truu ja kogu lugu. Ja sellise taktikaga kaugele ei jõua. Sellise taktika lõpptulemus on see, et organisatsioon jookseb verest tühjaks. Ja seda organisatsiooni enam varsti ühel hetkel lihtsalt ei ole. Seda lihtsalt ühel hetkel ei ole. Sellega on kõik. Kui sellest lähiajal aru ei saada ja kui mitte midagi ei muudeta, siis on varsti kõik, ka füüsiliselt. Sest vaimne pankrot tegelikult seisnebki selles, et inimesteni ei jõuta. Inimesi ei suudeta tuua reaalselt piisavalt koguduste juurde, et kogudused oleksid jätkusuutlikud ja elujõulised. Selles on probleem ja selles on see küsimus. Ei ole mõtet targutada teatud teemad üle, kui teil endal on kirikud tühjad. Kõigepealt peaks alustama küsima sellest, miks teil need tühjad on. Järelikult pole lihtsalt piisavalt inimestega tegeletud, on esimene vastus. Muidugi neid nüansse on veel, aga see on põhiline küsimus. Inimesteni ei taheta jõuda ja inimeste murede ja rõõmudega ei tegeleta piisavalt. Kui on ikkagi enamik, kui on neid kogudusi, mis on mehitamata, kus õpetajad koha peal ei ole, siis see tegelikult tähendab seda, et seal ei ole pastorit. See kogudus on tegelikult mehitamata, seda kogudus on tegelikult teenimata. See, kui keegi seal 2-3 korda nädalas käib mingit jumalateenistust tegemas, see ei ole piisav. Ainuke tõeliselt teenitud kogudus on see, kui õpetaja on koha peal ja kui ta on seal täiskoormusega. Mitte niimoodi, et muude mitmete kohustuste hulgas ka äkki ma aeg-ajalt seal käin. Probleem on selles, et järelikult ei ole piisavat inim- ja materiaalset ressurssi selleks, et kõiki kogudusi piisavalt mehitada. Järelikult on mingisugused strateegilised vead, mis on tehtud ja mis ei lase sel asjal toimida nii, nagu see tarvis oleks. Ja märksõna, mida ma siis ütleksin, on personalipoliitika. Ja ressursid selleks. Personalipoliitika strateegia muutmine. Ja kui seda ei tehta, siis on juba mõttekas ühel hetkel uksed lihtsalt kinni panna. Sellepärast, et tassida sinna neid tüüpe lojaalsuse järgi ei ole mitte mingisugust mõtet. Siin ei päästa teid mitte mingisugune teoloogiline filosoofiaga miski. Põhiline strateegiline küsimus on inimestest. Te ei tegele piisavalt inimestega. Igasuguste võõramaiste missionääride siia tassimine, neile kõrge palga maksmine ja fiktiivne missioon, mis tegelikult ei too kogudusesse mitte kedagi reaalselt juurde. Ma ei näe kuskil koguduse liikmete plahvatuslikku kasvu. Ei tähenda mitte midagi.
ükskõik kui keerulisi ideoloogilisi tekste kirjutada, kui kirik on tühi, siis tegelikult teoloogi töö muutub ühel hetkel mõttetuks. Sellepärast, et kelle jaoks ta teeb. Tegelikult peaks teoloog ikkagi töötama ka koguduse liikmete jaoks. Et võimalikult palju jõuaks ja võimalikult arusaadavalt jõuaks inimeste nii see teoloogia ja see oleks lihtsalt ja üheselt mõistetav, mitte mingi teoloogiline targutus, millest keegi mitte midagi aru ei saa. Mulle kohati tundub isegi, et tegelikult need tüübid just kirjutaksid teadlikult teksti keeruliseks. Või on see ka lihtsalt oskamatuse talendituse tulemus, mis on muidugi inimlikult vägagi kahetsusväärne ja traagiline. Selline asi on tegelikult vägagi kahetsusväärne ja traagiline. See on kurb, kui ei suudeta sõna inimesteni viia. Mul on tegelikult sügavalt nendest inimestest kahju, kes seda püüavad küll teha, aga millegipärast enamikul see ei õnnestu. Selle siin on ainuke kriteerium see, kas lihtne inimene saab teie tekstist aru. Mis te kirjutasid? Ei olegi mitte mingit muud kriteeriumit. Kas ta saab aru, et kuidas teie mõte on edasi antud? Ja see peakski olema see kriteerium, kui inimene püüab teoloogilist sõnumit edasi anda, kas ta suudab selle arusaadavalt oma ligimisele edasi anda. See on tegelikult suur väljakutse ja see ei ole niisama nali. See nõuab päris palju mõttetööd ja päris palju pingutust. Aga see ongi põhiline küsimus. Kuidas jõuda inimesteni? Sellepärast, et kui seda asja ära ei lahendata, siis kahjuks nendel organisatsioonidel ei ole tulevikku. Sest inimressurss on strateegiline vara, mis tegelikult aitaks kirikut pankrotist välja. Rõhutan veel kord, kui sellega ei tegeleta, siis selle organisatsioonil tulevikku ei ole. Nii et selle asemel, et kritiseerida oma oponenti ja öelda, et oponent midagi ei tea, peaks tegelema siis kõige tähtsama asjaga hoopis inimestega. Sest praegu on jäetud hätta inimesed. Ja omalt poolt ma võin seda öelda, et ma ikkagi jätkan võimaluste otsimist reaalselt laivis inimestega kokku saada ja ka see raamat välja anda, mis ongi mõeldud selleks, et igas situatsioonis saaks inimene mingisugust hingepidet või tuge, et kui ta on hädas. Ja sinna ei ole niimoodi, et seda peaks just konkreetse konfessiooni isikust. Ei ole, see on kõikidele kristlastele mõeldud ja see on ka tegelikult neile mõeldud, kes tunnevad, et neil oleks vaja lihtsalt kuskilt leida tuge endale, hingelist tuge. Lihtsalt leida vastused küsimustele ja lihtsamaid palveid. Sellepärast, et ega tähtis on see, et palve inimeseni jõuaks. Sellepärast olen ka püüdnud need palved võimalikult lihtsalt sõnastada. Olen vältinud seal keerulisi targutusi, mille kahjuks, Peavoolu kirik kahjuks tõesti väga palju, mille ohvriks ta ise langenud on kahjuks. Ja selle tõttu on ka see oluliselt pidurdanud selle organisatsiooni kui sellise tegevust. Kui sa ikkagi sõna inimesteni ei vii, siis sa tegelikult ei saa mitte kuidagi jõuda inimesteni. Siis sellest tuleb üks kurb ja kahetsusväärne tragöödia, mis lõpuks mitte midagi, mitte kellelegi ei anna. Me peame jõudma lõpuks selleni, et on vaja jõuda inimesteni, kõikidel teoloogidel. Või kes üritavad seda ametit pidada kõige tähtsam asi on see, et me jõuaksime oma sõna ja dialoogiga inimesteni. Kui seda ei suuda, siis sellel Peavoolu organisatsioonil tulevikku ei ole. Ja mina ka isiklikus teoloogilises tegevuses, mis on küll algjärgus, lähtun ikkagi selles printsiibis, kuidas ma suudan viia sõna inimesteni. Ja nüüd kuulake, kui ma palun kõik selle, mis on meile tähtis ja kallis ja oluline. Ja palun kõik inimesed, kes sinu sõna püüavad, et sa avaksid nende silmad ja et nad jõuaksid sinuni ja jõuaksid sinu sõna edasi anda. Kõik inimesed, kes sind püüavad sinu sõna ligimisel edasi anda. Sinu õpetatud ja antud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
sest sinu pärat on riik, vägi, au, igavesti, aamen. Kaitsku, hoidku meid püha kolmainus Jumal.